tere hommikust! Lõpuks on kätte jõudnud 20. detsember ja meie lähme jõuluks koju. Lähme Tartusse kõigepealt minu pere juurde ja siis me käime ka Rakverest läbi. Kell on peaaegu 7:30. Me ärkasime kell 4 juba. Kiisud on meil autos, ootavad. Neil on natuke rahulikum seal. Ja me võtsime Starbucksi nagu näha. Me võtsime siis mõlemad iced caramel macchiatod. Kui ma elasin USA-s, siis see oli mu go-to drink, mida ma alati võtsin seal. Aga nüüd see on natuke liiga magus mu jaoks. Nüüd me istume siin. Ei tea, kas poed lähevad ka nii vara lahti varsti. Vaatame Tallingi poed ka üle. Ja siis hakkab sõit Tartusse. Mis see teil on? Mingi rituaalse sari, mida ma ei ole poes näinud. Aga siin laeva peal on. Vennale võtan siit rituaalsi meeste sarjast. Šampooni ja spordidušikeeli, sest ta on kõva spordipoiss. Okei, hästi. Vaata, mis on Pariisis, vaata eriti daamidel siukse see... Kübar. Ei, nagu see... Hoor. Ei, nagu viltu, see mingi väike see B-tähega. Mis mina olen? Heike. Ma olen tütru. Ma võtsin oma kassile nii puusu. Ma tervis. Kui keegi tuleb sulle ja siis sa lased talle silma. See piprikaas. Kui sul on lihastel niimoodi siin. Sixpack. Siuke elasurnu niimoodi. Zombi. Mu uus rekord 8. Nii, nüüd hakkab Gerard mulle seletama. Nii. Ma luusun. Kui jää peal tehakse siukest ilu asja. Iluuisutamine. Mida asi joob vahepeal? Elu. Mis on see? See auto hästi uhke F-tähega. Kes sa oled, kui sa oled täiesti üksi? Üksik. Nii, kus sa vahepeal käid, kus sa käid nagu seal selle rakett, kus sa Kuu peal. ei nagu see terve Astronaut. ei see kus sa käid? Meil käis siin just Aljas. See oli väga põnev, kes me kolmekesti, mina käisin siis Laura oma õe juures ja Kenardi juures, te teate neid, päris tore ja naljakas oli. Nii, siin on kassid, Loola ja Lenni. Siis seal üleval, seal on Koko. Siis Laura taas magab seal põranda peal, mingi tekikese peal. Maitu. Ta on juba siuke 10-aastane, päris eakas kass ja siis ta väga ei viitsi midagi teha ja siis ta terve peal magab. Nii, ja mina olen see Laura, väike õde. Vaadake siis kindlasti Laura storiesid ja pilte ja videosi ja ostke kindlasti Sannalised korut. Kuidas see öeldatakse? Ostke nende käevõrusid ja igasuguseid neid, ma olen sõnamängus nii sees. Mis selle nimi oligi? Kalakeesed. Nüüd te vist näete natuke paremini Kokot. Koko, ütle tere!
Täna on 23. detsember ja oleme jõudnud Tartusse. Me oleme käinud iga päev pakkide sisse veel kingitusi otsimas, aga täna lähme veel kasutame ka viimast päeva ära ja otsime veel paar asja kingituste sisse. Igapäevaselt ma kannan meie mõlemad kaelakööd, mis meie ehetebrändi valikus on. Ühe peale ma siis graveerisin enda nime ja teise peal on, südame peal on Generti initsiaal ja teisel pool on meie kuupäev graveeritud. Jõulupakid, juustud, palju juustu. Palju juustu. Gert ostis hoopis on reaalselt sama suur kui mu pea. Gert ostis endale sellise suure tassi, et tal mahuks terve liiter piima siia, mille ta ühe päevaga ära joob. Segane jutt. See on Gerti beige flag, ta joob 2 liitrit piima päevas. Not true. Ja nii me saime oma jõulushoppingu tehtud, käisime kõik kaubamaja, kvartali lõunakeskus isegi läbi, väga palju rahvast on siin üks päev enne jõule. Parkimisega oli eriti hull, aga nüüd me saime kõik tehtud ja me lähme sööma, aga meil on veel pool tundi aega oma broneeringuni, nii et ma mõtlesin, ma näitan nii kaua, mis meie jõulushoppingu tulemused olid. Kõigepealt me ostsime juustukuningates siis 2 kinkkomplekti, mis me võtame Rakvere kaasa. Ja siis Generti vanaemale väga armsa sellise Grandma tassi. Siis me täiendasime mu vanemate kingipakki. Me ostsime neile juba Wagengyli spa-paketi ka ära, kinkikaarti ja siis Soomest neid sinepeid asju, mis ma näitasin eelmises videos. Aga siis ma tahtsin mingeid iluasju ka veel juurde osta. Me valisime välja, mis me ostsime selle Ploomi iluõli, millest ma olen väga palju kuulnud. Seda saab mu emme siis proovida. Siis ostsime need ashwagandha vitamiinid. Ütleb, et toetab heaolutunnet ja lõõgastust. Siis Signalt me võtsime sellise Chaga näovõie. Aeglustub naha vananemisprotsesse, taastab kahjustunud nahastruktuuri, parandab naha pehmust, tõstab naha niiskust. Vot, siuke hea kreemike. Kuna me teeme Tartus mu pere teeb hästi palju sauna iga nädal, siis ma leidsin veel sealt, kus ma käsin, sealt samalt Signalt sellise saunamesi. Sellisest tootes ma ei olnud ka varem kuulnud, et see peaks ka sinna kirjutatud, et kodumaine saunamesi on vedelkuld, puhastab, niisutab ja toidab nahka. Et siis sa paned selle sauna ajaks endale, masseerid nahale ja siis pärast loputad ära veega. Vot, siuke huvitav asi. Võtsime neid True Dates kukitõuga tatleid ka, mis me ise oleme Soomes proovinud. Ja siis mulle endale veel võtsime need Ivy Bears kummikommid juustele, mida ma olen ka tahtnud proovida. Nii et meil oli väga edukas ja tore väike shoppingutuur. Nüüd käime siis söömas ära aparaadis ja siis koju pakkima. Maitse siis. Näita enne mulle ka. Mulle meeldib see rohkem. See on passioniga mocktail, mojito mocktail. See on ingveriga mingi asi. Ka päris huvitav.
aga see passion jama on väga hea. Lepitud seal ja burgerid frikatega. Princess Coco. Nii, kõigepealt natuke teeme jahuseks. Me hakkame piparkooke tegema. Ma proovin rullida. Ennem oli meil tihe töö jõulupakkidega. Halleluuja. Ma tegin jälle vale poolega. Ei teinud ka. Ja esimesed piparkoogid lähevad ahju. Samal ajal teen ma piparkoogipalli siin. Piparkoogipalli meelde. Nii, nüüd ma teen. Kelle nime ma võiks teha? Ja minu nimi. Okei. Mis värviga sa tahad teha, et ma teeks? Roosaga. Need on jälle pinge peal. Piparkoogid ahjus. Mis mu koeraga juhtus? Appi! Ta ütle, et ta teeb naerunäo. Päris ilus naerunägu, jah. Siuke natuke naerunägu. Tere! Oi kui hea, et käes on jõulud, lapsed kuuse all on heas. Oi kui hea, et jõululaulud juba ammu on meil peas. Oi kui hea, et õigel ajal piparkoogid valmis said. Nüüd on küljes kogu majal jõululõhna magusaid. Oi kui rõõmsaks muutub tuba siis, kui särab jõulupuu. Oi kui rõõmsalt naerab juba jõuluvana kotisuu. No see oli küll ilus kõik luuletus. Saab käpaga, siis kohe tõmbas eemalt. Ootako. Täna on reede ja me lähme vaatama Vanemuisesse uut Kinky Boots ehk kirglikud kontsertmuusikali. Ma panin selga ühe kleitidest, mis me Helsingist nende 100 kleidi hulgas saime. Aga ühe näitel. See on selline pikk õhtukleit, tumepunane ja mulle väga meeldib, see on selline täpselt jõululik ja sobib täna selga panna. Ja mul on sellised väga kaunid väikse kontsaga ja hõbedaste lipsukestega kingakesed ka. Ma olen väga elevil.
sealt tuleb ilus poisu. Meie teater sai läbi, see oli väga-väga hea muusikal. Ma olen ikka palju teatris käinud, aga see mulle ikka väga meeldis, see etendus. Käeltsööpalt ei saa öelda midagi. Ja nüüd me tulime ärast teatrit siis kolmetilli natuke mokteilikesi nautima. Ja Gerd võttis mingi krõbekonna ka veel ja ma võtsin burrata. Gerd, kuidas meeldis teater? Meeldis. Ja see on Gerd'i puhul isegi hästi öeldud, sest ta ei ole eriti suur muusikalide fänn tavaliselt.